Tervist head Objektiivi Fookuses saate vaatajad, mina olen Markus Järvi ja teisel pool stuudiolauda on EKRE esimees Martin Helme. Tere Martin! Tere Markus! Täna ütlen kõikidele meie vaatajatele rahustuseks, et ilmselt tänases saates räägime teemadel, kus meie ühisosa on märgatavalt suurem kui eelmise saate osas. Aga tegelikult nagu kommenteerides seda, mis juhtus, ma arvan, et on väga oluline see, et me saame ka konservatiivsel väljal nagu rahulikult rääkida erimeelsustest ja tulla tegelikult mõned päevad või mõned nädalad hiljem kokku ja rääkida sellest, mis meil on ühisosa. Et nagu oluline on see, et lihtsalt rahulikult asjad läbi rääkida. Noh, ega ilma seda öelda, et vaidlustes selgub tõde. Ma ei tea, kas ta selgub lõpuks, aga vähemalt saab siis argumente läbi testida ja mingeid seisukohti paremini enda jaoks läbi mõelda. Ja see on ka oluline. Ja mis me siin ennem saadet omavahel rääkisime, et maailm on väga palju muutunud viimastel aastatel, eriti võib-olla seoses Trumpiga ja konservatiivid tihtilugu, meie sinuga mõlemad oleme olnud nii-öelda kooseluseaduse sõjakaevikus juba kõvasti üle 10 aasta, et need lahingud on liikunud võib-olla teistele lahinguväljadele ja teise iseloomuga tänapäeval, et sellele tuleb adapteeruda ja tihtilugu selle muutuse käigus meil ongi vaja ümber hinnata või vaadata, mismoodi me nüüd olukorrale reageerime, aga kui inimesed ei mõista seda või ei taha mõista seda, tahavad olla edasi või meeldib olla edasi mingites oma vanades sellistes stampides, siis ongi seda asja vaja nagu uue pilguga vaadata ja vaielda. No kahtlemata on, aga täna räägime teistest teemadest. Täna Venezuela juurde ei lähe, läbi Iraani. Läbi Iraani juurde, hakkame täpselt nullist peale jälle. Nii, aga nali naljaks. Tähendab, täna räägime sellist asjast, nagu siin Riigikogus on olnud viimasel ajal teemaks. Nimelt räägime sellisest asjast nagu hasartmängumaksu muudatuse seadusest, mis nüüd siis E200 peale surumise Reformierakonnale ilmselt valitsuse kukkumise hinnaga, nagu siin on meedias läbi käinud või valitsuse kukkumise ähvardusel vastu võeti ja see siis tegi täiesti skandaalse otsuse, et põhimõtteliselt netikasiinod vabastatakse üldse maksust. Mitte ainult ei lange neile maks, vaid üldine hasartmängumaksumäär langeb, aga netikasiinod vabastatakse üldse maksust ja E200 üks peamiseid initsiaatoreid Tanel Tein, üllatus, on siis netikasiinode kas akrediteerimise ja maaletooja üks sellistest asja pulkades siin Eesti ühiskonnas. Ehk siis, kui me vaatame nagu selliseid banaanivabariigi mustreid, siis nagu kõige klassikalisem selline banaanivabariigi korruptsioonikaasus võib-olla üldse. Jaa, sellel on mitu kihti. Esimene kiht on see, mis sa juba rääkisid, et Eesti 200 pani lauale lobiseaduse, minu arvates täiesti kindlalt ostetud lobiseaduse, ja see seadus on Eesti riigile kahjulik. Ja mitte ainult eelarve mõistes kahjulik, vaid ta on kahjulik ka selles mõistes, et kasiinod ja netikasiinod on pahe ja sisuliselt selle nii-öelda pahe kergemaks kättesaamise tegemise eelnõu oli see, et teeme rohkem, ajame rohkem inimesi kasiinosõltuvusse ja võlaorjusesse, et see on see, mida siis Eesti 200 ja Tanel Tein ja Kadri Tali edendasid. Siis teine asi on see, et sellega seotud, kui sa vaatad siis, kes need netikasiinod on ja seda hoiatas nii julgeolekuasutused kui rahapesu andmebüroo, Keskkriminaalpolitsei, Valgevenes registreeritud firmad, kuskil Gruusias registreeritud firmad, Ukrainas, Venemaal, Küprosel registreeritud firmad, kõik on rahapesu. Kriminaalne raha, mis siis läbi kasiinode keerutatakse justkui puhtaks rahaks. Ehk siis see on ka kõigele lisaks veel ülimalt räpane raha. Narkoraha, inimkaubandus, prostitutsioon on tegelikult see raha, mida pestakse ju rahapesus. Illegaalne relvaäri. Et see on selle asja nagu järgmine aspekt, mida tuleb. Ja siis tuleb see küsimus, et tegelikult eelnõu pressiti välja ja ma ei arva, et meil Reformierakond on riigimehelik, sest seda seal lihtsalt ei ole. Aga Reformierakond oli sellele vastu põhimõtteliselt üsna banaalse argumendiga, et see vähendab riigieelarve tulusid, et niigi raha vähe ja kus me siis nüüd läheme vähendama sellel sektoril maksu. Igalt poolt tõstame ja ainult sealt langetame. Et lihtsalt ka, ütleme siis niimoodi, et poliitiline optika on kehva.
et see ei paista hea välja. Ja noh, Ref oli sellele vastu suhteliselt teravalt ja siis pandi lauale ähvardus, et kui meie seda eelnõud ei saa, siis meie riigieelarve poolt ei hääleta. Ja nüüd riigieelarve poolt oli Reformierakonnal vaja hääletada, sest tuuliku ärimehed tahavad saada oma raha, Rail Balticu ärimehed tahavad saada oma raha, kõik võimalikud muud skeemid, mis Reformierakonnal endal on, eks ju, vaja ka hoida ju ikkagi rahastusel, eks ole. Relvaärimehed tahavad saada oma raha, kõigil on juba plaanid ära tehtud, kuhu nende miljonite ja miljarditega minna, mida siis tänane Reformierakonna ja Eesti 200 valitsus neile maksumaksja taskust tõstab. Nii et aga siis tuleb sinna veel kolmas kiht juurde ja nüüd see on eriti võigas, eks ole. See on juba neljas kiht. Või vabandust, neljas kiht. Et siis eelnõu, Tein ja Kadri Tali väidetavalt ise kirjutasid tegelikult, nad ei kirjutanud ise, tegelikult lasid nad selle eelnõu valmis teha ühel siis advokaadi või juurabürool, mis on ka seotud nende või siis see tuli, juurabüroo tegi valmis kasiinode poolt antud suuniste alusel eelnõu. Ja siis selle eelnõu mustandi nad saatsid juba eelmisel suvel panid nii-öelda kooskõlastusele või hakkasid sellega ringi käima ja saatsid ka Rahandusministeeriumisse ja Rahandusministeeriumis on siis ametnikud, kes kohe ütlesid, et vabandage, seal on siukene sõnastus, mis tekitab olukorra, kus maksusid üldse ei laeku. Eelmisel suvel, ennem veel kui Riigikogule üle oli antud. Nii, juhtisid sellele tähelepanu, siis seal seda nii-öelda eelnõud parandati ja parandamise käigus korra võeti see vale sõnastus välja, aga siis, kui eelnõu anti menetlusse Riigikogus, oli ta ikkagi selle nii-öelda probleemse või vigase sõnastusega juba eelnõu algversioon anti Riigikogule niimoodi üle. Ja siis ka menetluse käigus tegelikult liikus see info edasi-tagasi ametnike vahel ja koalitsiooni vahel. Aga väidab meile rahanduskomisjoni esinaine Anneli Akkermann, et tema ei teadnud sellest midagi, talle keegi ei rääkinud sellest midagi ja et lihtsalt ei leitud seda viga üles, mis on täiesti võimatu, mis on nii ülbe valetamine, kui üldse olla saab. Nii palju, kui mina tean rahanduskomisjoni ametnikke, Rahandusministeeriumi ametnikke, kui ministeeriumi ametnikud olid selle juba suvel ära tuvastanud, siis ei ole võimalik, et nad ei juhtinud selle tähelepanu komisjoni ametnikele ja ei ole võimalik, et komisjoni ametnikud ei öelnud seda komisjoni juhile ja koalitsioonisaadikutele muidugi ütlesid. See on tahtlik viga, see ei ole kogemata ja see tahtlik viga vabastab tõepoolest netikasiinod käesoleva aastal 2026 maksudest ja kuigi riigieelarvesse, nüüd siin on summadest ka vaja rääkida, riigieelarvesse eelmisel aastal laekus seda raha 22, midagi miljonit. Sellel aastal planeeriti või prognoositi 24 miljonit aga et eelnõud siis nii-öelda avalikkusele paremini müüa, öeldi, et maksulangetus, see on see ainus maks maailmas Eestis, kus maksulangetus toob kaasa suurema käibe ja tänu suuremale käibele maksud hakkavad hoopis paremini laekuma. Ehk siis, kui me teeme seda sama asja näiteks diisliaktsiisile või käibemaksule või midagi taolist teeme, siis unustage ära, seda ei ole võimalik, see ei juhtu. Aga kui meie valitsus tegi näiteks alkoholiaktsiisi langetuse, siis just täpselt nii läks, et maksulangetuse tagajärjel alguses tuli väike miinus, aga pärast hakkas rohkem laekuma. Ja käibemaksuga juhtub kindlasti sama asi. Aga seda tänane valitsus ei tunnista. Nüüd ainus maks, kus nad näevad, et maksulangetus justkui toob suurema käibe ja suurema laekumise, maksulaekumise on siis kasiinod. Ja selle tõttu, selle jutuga kirjutati riigieelarvesse 27 miljonile laekumine. Kõik see 27 miljonit löödi laiaks, riigieelarve on see juba vastu võetud ja laiali jagatud see raha ja tegelikult seda raha ju ei laeku. Ja isegi kui see viga ära parandatakse nüüd, siis keskmine laekumine on siin natuke 2 miljonit või nõksa peale. 2,2, 2,1 miljonit, võib-olla mõni kuu on alla 2 miljonit, ta niimoodi kõigub. Et tegelik maksulaekumine kuus on 2 miljonit. Kuidas saab 12 korda 2 olla 27, seda oskab ainult rahanduskomisjon ja rahandusministeerium meile öelda, aga tegelik maksulaekumine 2,6. Ja jaanuarisse ei laeku, igal juhul veebruarisse ei laeku, igal juhul võib-olla märtsis hakkab laekuma. Igal juhul on kingitud 24 miljonit praeguse seisuga, kui nii-öelda seadus ära parandatakse 4 või 6 miljonit on kasiinodele kingitud ja meie tegime kaebuse
kuriteoteate tegime, kus me palusime siis uurimisorganitel kontrollida, et kas see on tehtud teadlikult selline pettuskeem ja kas sellise pettuskeemi läbisurujad ja eestvedajad on saanud isiklikku kasu, ehk kas on toimunud mõjuvõimuga kauplemine, kas on toimunud kelmus, kas on toimunud siis korruptiivne tehing. No kui me räägime tegelikult kõige üldisemalt nagu netikasiinode ja hasartmängu teema juurde, siis selge on see, et sa ka mainisid seda korra juba, aga tegu on pahega. Tegu on reaalse pahega, eks ju, et see on nüüd selline asi, mille kaudu on laostunud perekonnad Eesti Vabariigis. Me mäletame veel seda, kuidas see võib olla niivõrd kompulsiivne häire, et näiteks isegi kulkaametnik Viiol ei suutnud ennast kuidagi taltsutada ja mängis miljoneid kroone veel maha riigi raha. Ma ei tea, kui palju ta sellest riigi rahast nüüd tänaseks nagu tagasi on maksnud ilmselt mitte midagi näpu otsaga, et võib seda teha, kui kuulud õigesse kohta, et mitte mingit erilist probleemi ei nähta selles. Aga kui me näeme tegelikult, et milline on selle sotsiaalne lõiv, mida maksab ühiskond sellest, et meil on mingid kasiinod, kus pereisad kompulsiivse häire alusel või pereemad või ükskõik, mis inimesed tulevad ja mängivad oma enda sissetulekuid maha, lootes saada sealt kasiinost mingisugust nagu tulu, mingit hõlpat, võib-olla nüüd tuleb, 5 korda kaotasin rahaga, võib-olla kuus on minu lemmiknumber ja õnnenumber, võib-olla 6. korral saan nüüd tagasi kõik selle. Ja kui ma saan midagigi tagasi, siis ma panen selle veel mängu, sellepärast et ma võib-olla saan veel tuubeldan selle asja nii, et see on see psühholoogiline lõks, kuhu need inimesed püütakse hasartmängumaksuga või hasartmänguga tähendab. Ja nüüd riik on siis teinud, ma arvan ka, et Reformierakond ilmselt ei käitunud riigimehelikult, et kui me räägime hasartmängumaksust, siis riigimehelik otsus oleks see, et olukorras, kus kõiki makse tõstetakse, siis hasartmängumaksu tõstetakse eriliselt veel. Ja olukorras, kus kõiki makse langetatakse, siis hasartmängumaks peaks olema ka samal tasemel või tõstma seda maksu, sellepärast et see on maks, mis põhimõtteliselt võtab ära kasiinode kasumist osa, mis väga tegelikult väga väikse osa, aga võiks võtta palju suurema osa, eks ju, olukorras, kus tööstus on üles ehitatud inimeste pahedele. Laostamisel. Ja olukorras, kus me teame vana reeglit, et maja võidab alati. Et ega need ei võida, kes sinna tulevad mängima. Mõni inimene vahel võidab, neid tuleb ju siis ka kõigile näidata, et näe, siin on ka üks õnnelik olnud. Aga mis on nagu 2 võib-olla sellist detaili, mida tuleb ka veel meeles pidada, et 1. jaanuarist tõusis Eestis elektriaktsiis jälle. Elektriaktsiis ei maksavad kõik Eesti inimesed, kõik Eesti ettevõtted, kõik, kes meil tuli põleb või soe on toas, eks ole, või kes me laeme oma, ma ei tea, telefoni, maksame seda elektri. See tõusis, eks ole. Ja siis veebikasiino aktsiis, need on mõlemad aktsiisid, ühes samas aktsiisiseaduses. Veebikasiino aktsiis langes. Aga mis on veebikasiino põhiiseloom? Veebikasiino isegi ei teeni, ta on Eestis registreeritud, aga tema business on mujal. Ehk siis need inimesed, kes mängivad veebikasiinos oma raha maha, mida meie siis võiksime maksustada, ei ole isegi mitte eestlased suuremas osas. Erinevalt elektriostjast, erinevalt kütusetankijast, erinevalt poes toiduostjast, kes maksavad käibemaksu või maksavad elektri ja kütuse käibemaksu ja elektrikütuse aktsiisi. Veebikasiinos mängib mingisugune sakslane või türklane või ma ei tea, alžeerlane või argentiinlane, et see on veel teiste riikide inimeste raha, millele me siis teeme maksuvabastuse, et Tanel Tein saaks lobitööd teha. Ja oma inimesi me maksustasime ikkagi jaanuaris ühtedel võõrastel langes maks ja oma inimestel tõusis maks. Et see on nagu selle juures veel see eriline nagu nöök või eriline selline oma inimeste mõnitamine, mis siin käib veel kõigele lisaks kaasas. Jah, muidugi. Et kui rääkida sellest, et kuidas on tuvastatud kõik võimalik nii-öelda riigikogulaste
probleeme seal tankimise ja mingite muude asjadega, eks ju, ka EKRE fraktsioonis, siis nüüd võiks siis oletada kahtlemata, et meie prokuratuur võtab jalad alla ja hakkab menetlema Tanel Teini ja teisi samasuguse rangusega, nagu on menetletud Gert Kingot ja teisi näiteks. No, ma arvan, et ei. No sellepärast me tegimegi selle kuriteoteate, et ega me ju ei näe, et meie asutused ise võtaksid initsiatiivi, vähemalt siis, kui sa oled koalitsioonis, siis seda initsiatiivi ei ole, et tuletame meelde siin Liina Kersna testihanget, pekstes ka ei hakanud menetlema lõpuks, kui siis kohus käskis menetleda, siis 6 aega vaadati ja öeldi, me ei leidnud midagi, võtame siin need südamekodud ja muud vanade kodud, kus siis reformierakondlased toimetavad, ei leia asja. Võtame siin mingisuguseid Keit Pentus-Rosimannuse huvide konflikti, kuidas ta endale ise tohutu kallipalgalise ametikoha tekitas ja nii edasi, ei menetleta, et menetletakse ikka ainult opositsioonisaadikuid, aga meie arvasime, et me vähemalt ei tohi jätta neile seda võimalust öelda, et meile pole keegi midagi öelnud, et see on Riigikogu asi, lahendage seal Riigikogus, et seda tuleb kontrollida, meil ei ole võimalik, meil siin saates, meil seal Riigikogus saadikutena ei ole ju võimalik kontrollida seda, kas siis Teinile või Kadri Talile laekub mingi raha või on tehtud mingi raha laekumise lubadus, et Riigikogu saab läbi, Eesti 200 kukub Riigikogust välja, aga edasi on ka vaja elada, et järgmisel aastal siis hakkame dividendi võtma. Et see peab ju ka kusagil olema fikseeritud sellisel juhul, mingites meilides, mingites sõnumites kuidagi. Et seda saab kontrollida ainult uurimisasutus, et seda ei saa kontrollida, seda ei saa isegi ajakirjandus kontrollida, eks ole. Nii et palun väga kontrollige siis. Ja, väga lühidalt öeldes, et kui Eesti Vabariigis ükski maks peaks tõusma, siis võiks see olla hasartmängu maks üldse. Kõik teised maksud võiksid kõik teised maksud võiksid madalamaks minna ja siis meil oleks reaalselt nagu normaalne majanduskeskkond, et siis meil oleks see keskkond, kus tõepoolest, mida siis argumendina on kasutanud siin Tanel Tein ja Kadri Tali, eks ju, ja meil oleks see olukord, kus maksulaekumine Eesti riigi eelarvesse reaalselt paraneks ja meil oleks olukord, kus majandus kasvaks. Aga jah, see on nagu üks nagu peamine printsiip, et me näeme nagu seda, et valitsus teeb kõike äraspidi, mida võimalik äraspidi teha. Kõike tehakse teistpidi, kui on võimalik, et tavaliselt inimesed nööritakse rohkem maksu ja nendelt nii-öelda netikasiinodelt ja inimeste nii-öelda vaesustajatelt, eks ju, nendelt siis, kes mängivad mingisuguse häire peale, nii nendele maksu langetatakse. Mis see nagu praegune olukord üldse siis on seal, et see maksulangetus viidi läbi, kas nüüd kavatsetakse kuidagi järgmisel aastal see nii-öelda viga või see apsakas, nagu Anneli Akkermann ütles täiesti avalikult, täiesti näpukas, apsakas, et kas see kavatsetakse nüüd kuidagi ära ka parandada või ja ikka, praegu on Riigikogu menetluses juba eelnõu, mis seda maksumäära ei muuda, aga selle sõna võtab välja, mis võimaldab siis osadel, nendel netikasiinodel saada maksuvabastust. Maksumäär jääb jätkuvalt madalaks. Seda, et eelmist vana maksumäära ei taastata, aga siis alates märtsist peaks hakkama kehtima uus seaduse sõnastus, mis võtab selle nii-öelda maksuvabastava apsaka, likvideerib sealt, et see tähendab seda, et 2 kuud vähemalt, jaanuar-veebruar on maksuvabastus ikkagi kehtinud, see on 4 miljonit, kui ta kehtib veel seal veel 6 aega, siis see on veel 2 miljonit otsa, nii et keegi võitis 4 miljonit nii või naa ja selle maksab kinni tegelikult Eesti maksumaksja teiste maksudega, sellepärast et kui see seadus vastu võeti, siis pandi sinna ka kirja, kuna keegi tegelikult ei uskunud, et kui sa langetad kasiinomaksu, et siis hakkab rohkem raha laekuma. Ja siis, aga raha juba kulutati ära. 27 miljoni eest tehti kulusid riigieelarves. Ja siis pandi sinna juurde kirja, et kui see raha sellises mahus ei laeku, siis valitsuse reservist kompenseeritakse siis kulkale see raha. Ja see tähendab seda, et teistest maksudest, meie toiduaine käibemaksust, meie kõikidest muudest käibemaksudest, meie tulumaksudest makstakse see summa siis
lõppkokkuvõttes sinna kulkale ära ja seda tegelikult tähendabki, et me tegime välismaalastele maksulangetuse ja Eesti inimestelt võtame selle raha siis ära. Jah, selline olukord. Nii-öelda hasartmängumaksu rindel, siis puhas korruptsioon kõikide võimalike nii-öelda tunnuste järgi, mida me võime siin hinnata väliselt. Nii, aga siis tuleme teise teema juurde ja teine teema on eelkõige niinimetatud naistevastase vägivalla ja perevalla ennetamise ja tõkestamise Euroopa Nõukogu konventsioon ehk siis Istanbuli konventsioon. Ja EKRE on esitanud eelnõu, mida siis Riigikogus ka menetleti kuulsusrikkalt, kuidas Istanbuli konventsioonist välja astuda. Mäletame muidugi seda, et Läti parlament võttis vastu otsuse Istanbuli konventsioonist väljuda, siis tuli loomulikult peale tohutu selline rahvusvaheline löökrühmade laine Läti parlamendile ja president ei kuulutanud seda seadust välja. Avalikult homoseksuaalne president ei kuulutanud välja seda seadust ja siis Läti Riigikogu pani selle tegelikult edasi järgmise koosseisu õlule kogu selle problemaatika, ehkis pühkis oma nagu enda hoovi ja siis sellest Istanbuli konventsiooni kaasusest puhtaks. Et juba siin sai ka räägitud, et tublid lätlased, aga näed, kui ikkagi on nagu reaalne rahvusvaheline surve, siis ka Läti ja teised riigid loomulikult murduvad seda ja me oleme pikalt tegelikult sellest Istanbuli konventsioonist siin Objektiivis ka rääkinud, me oleme Veiko Vihuriga teinud siin analüüsi, me oleme raadiosaadetes rääkinud, Varo Vooglaiuga Fookuses saates, sinuga vist oleme ka rääkinud siin Fookuses saates, et ma kõiki neid punkte loomulikult siin üle kordama ei hakka, et Istanbuli konventsioon ei ole ju mitte midagi muud kui põhimõtteliselt sooideoloogia edendamise konventsioon naistevastase vägivalla vastase võitluse sildi all. Et üritatakse rääkida meile naistevastasest vägivallast, aga tegelikult räägitakse, kui räägime naistevastasest vägivalla, siis sinna suratakse sisse ka niinimetatud vägivald sooidentiteetide vastu ja räägitakse reaalselt seda, et riigid on kohustatud kaitsma kõikvõimalikke nii-öelda imaginaarseid väljamõelduid sooidentiteete. Ka nende vastane kriitika on käsitletud põhimõtteliselt vägivallana nende vähemusgruppide vastu. Ehk siis põhimõtteliselt sooideoloogia juurutamise dokument riiklikul tasandil, et riigid on võtnud vastu selle seaduse ja nüüd siis nad peaksid justkui lähtuma sellest. Muidugi, mis siin tasub nagu meenutada on see, et ükski konventsioon või ükski mingisugune paber ei kaitse naisi koduvägivalla või teiste vägivalla vormide eest, vaid et seda kaitseb riik oma seadustes, kui seda vaja teha, aga tegelikult kaitseb ja peamiselt peaksid kaitsma selle eest mehed oma naisi, eelkõige oma enda käitumises, oma enda hoiakutes ja kui vaja, siis ka, ma ei tea, tänaval füüsiliselt, kui keegi tuleb tema perekonda või tema abikaasat või võõrast naist ründama, et need on need teemad, mis on nagu esil. Küll aga loomulikult kogu liberalistlik üldsus ja Reformierakond ja E200 ja teised liberalistliku internatsionaali erakonnad on näidanud seda, et kui me nüüd, ja see argument tuleb välja Lätis ja igal pool mujal ja see argument on teadlik, see on küüniline, seda on kasutanud Michal, seda on kasutanud Reformierakonna erinevad väljaastumised ka, kui seda eelnõud seal kaitsti ja esitleti, et kui te olete selle eelnõu vastu, siis te pooldate naiste vastast vägivalda. Kuni sinnamaani välja, et ma ei tea, võib-olla vaatame, kuna natuke nagu me oleme rääkinud, vaatame selle klipi ka ära, kus siis noorpoliitik Vaga tuleb välja ja süüdistab seda, et kuidas ikkagi Vooglaid, kes seda asja seal esitles Riigikogus seda EKRE eelnõud, on põhimõtteliselt avalikult tunnistanud seda, et ta ongi nüüd naiste vastase vägivalla poolt, kujutad sa ette, et hüva naise peks on nüüd see, mille poolt me oleme, tagasi kuskile kiviaega naine niimoodi juustest pidi endale õlale ja nuigette. Nii, et see on nüüd see nagu
kuvand, mida üritatakse luua. Ei, elementaarne on ju see, et ja niivõrd selgelt on välja öelnud kõikides nendes analüüsides need inimesed seda, et me oleme selle sooideoloogia vastu, mis siin konventsioonis on. See sooideoloogiline aspekt sellest asjast on alarmeeriv, see on see, et sellega šmuugeldatakse sisse meie enda nii-öelda kultuuri ja seadusruumi põhimõtteliselt see, et riigid on kohustatud seda sooideoloogiat kaitsma, samamoodi nagu naiste puutumatust vägivallale. On võrdsustatud. No siin on nagu jälle, minu meelest see eelnõu, see on lihtsalt suurepärane koht, mida inimesed peaksid jälgima ja vaatama, sest et selle eelnõu abil paljastasime me, väga selgelt paljastasime me mitu asja. Esiteks, vasakpoolsed, ja see on täiesti äärmuslikud ideoloogilised, fanaatiliselt äärmuslikud seisukohad, mida nad esindavad ja mida see dokument esindab. Absoluutselt radikaalne, täiesti radikaalne. Radikaalne selles lihtsas küsimuses, et ei tunnista, et on olemas mees ja naine, vaid sugu on see, mida sa ise välja suudad mõelda. Radikaalne selles mõttes, et ta võtab vanematelt ära laste kasvatamise õiguse, radikaalne selles mõttes, et ta kohustab riike juurutama haridusasutustes seda äärmusideoloogiat, et ta kohustab riike rahastama neid MTÜ-sid, kes seda äärmusideoloogiat levitavad ja peale suruvad, et ta kohustab riike läbi omavalitsuste ja läbi valitsusasutuste edendama seda 120 soo ideoloogiat, et ta kohustab riike välja juurima soo stereotüüpe, mitte lihtsalt halbasid soo stereotüüpe, mida on ka olemas, me keegi ju ei vaidle, et on olemas halbasid soo stereotüüpe ka, aga see ei ole riigi asi neid juurida, see on kultuuriline küsimus, eks ole. Et see venelaste vanasõna, et peksab järelikult armastab, on kahtlemata halb soo stereotüüp, mis ei peaks põlvkonnast põlvkonda edasi kestma, aga see sama, mis sina rääkisid, eks ole, et aga ka see on soo stereotüüp, et mulle õpetati lapsena, et tüdrukuid ei lööda. Mulle ei õpetatud, et poisse ei lööda. Vastupidi, mulle õpetati, et enda eest tuleb seista. Aga tüdrukuid ei lööda. See on, poisid ei nuta, mehed ei nuta. Need ei ole negatiivsed soo stereotüübid, need on stereotüübid ja need on soolised stereotüübid, mis tegelikult teevad ühiskonda struktureerivad ja teevad tugevamaks, eks ole, et kui sul on, ja me näeme ju praegu tänasel päeval, kuidas nende nii-öelda soorollide väljajuurimise tulemus on väga negatiivne, et noorte enesetapud Eestis 2,5 korda kõrgemad kui mujal Euroopas, sest et inimestelt võetakse ära identiteet, kuuluvustunne, struktureeritud arusaamine sellest, mis ma olen ja kuidas ma käituma pean. Et kui sa need ära võtad inimestelt, siis sa ajad need inimesed hulluks. See on nii lihtne. Ja selles mõttes nende soo stereotüüpide väljajuurimine on lubamatu sellisel viisil, nagu nemad siin seda propageerivad. See, mida me nägime Riigikogu istungil, on see, et vasakpoolsed ja äärmusvasakpoolsed ja liberaalid, kes meil on, kõik on nad äärmustes. Seal on 2 asja. Esiteks, nad ei ole võimelised oma maailmavaadet mitte mingil muul moel edendama kui ainult läbi räige valetamise. Jõhkra tuima valetamise. Sellised hüüatused, et kus te näete siin seda või see pole nii, kui teie väidate, siis loed neile lause järel ette. 10. korda loed lause järel ette ja tuleb järgmine liberaal ütleb, miks te väidate, et see konventsioon ütleb seda? Ja Varro ütleb jälle 10. korda, et sellepärast, et see konventsioon siin ütleb seda. Ja, vabandust, võid jätkata. Aga siin tuleb teine veel kiht juurde ja nüüd see on see kiht, millest me rääksime võib-olla kohe saate sissejuhatas küll, et me liigume nagu me oleme nii-öelda konservatiivsete, liberaalsete jõudude vastasseisus. Me oleme jõudnud sellisesse faasi, kus liberaalid elavad juba pikka aega täiesti reaalsusest irdunud maailmas, mis on ju loogiline. Kui sa ütled, et mehi ja naisi pole olemas, vaid on kümneid ja kümneid erinevaid sugusid, mida kõik peavad tunnistama ja mida kõik peavad heaks kiitma. Kui sa sellist maailma käsitlust omad, siis on ju selge, et sinu kontakt reaalsusega on lakanud toimimast ja sa eladki fantaasia maailmas ja seal fantaasia maailmas on müütide ja loosungite maailm,
kus sul on võimalik, ütleme siis, iseennast veenda selles, et sina oled see õilis kangelane, kes võitleb mingisuguste tuuleveskite ja 7-päiste lohedega. 7-päised lohed on kõik konservatiivid lihtsalt ei ole mitte eriarvamusel või ei ole sust mingisuguses poliitika küsimuses teise seisukohal, vaid nad on kurjuse jõud, kes tuleb nagu kustutada, maha suruda, ära hävitada, ära demoniseerida, et see on liberaali luul, milles nad viibivad ja sa vaatad seda Riigikogu istungit, sa mõtled, et need inimesed on täiesti seestunud ja nad on täiesti psühhedeelilised, nad ei räägi enam mitte miski, mis nad räägivad, ei haaku päris maailmaga. Ja nüüd, milleni me välja jõuame, on see, et see, kuidas Trump hävitab seda nii-öelda luulude maailma, toob tagasi loodusseadused, toob tagasi majandusseadused, toob tagasi selle nii-öelda reaalsusega kokku puutuva poliitika. Ja Eestis on selleks EKRE, kes kogu aeg paljastab nende valesid ja nende luulusid ja nende deliirset juttu. Ja see raev, mis neil on selle eest meie vastu, et me ei lase neil elada oma deliirses ulmas, see raev on kohutav, nad on nii vihased meie peale, et me pistame nad ninapidi sisse ja see, kuhu me nad ninapidi sisse pistsime, oli väga lihtne. Eestis on tõsine probleem perevägivallaga, naistevastase vägivallaga ja seda probleemi ei ole mitte mingil moel vähendanud see, et Eesti on 9 aastat järjest olnud Istanbuli konventsiooni liige. Ja küll aga me näeme, kuidas justiitsminister Liisa Pakosta, Eesti 200-lane, ei anna prokuratuurile korraldust selle vägivalla vastaseid kuritegusid reaalsete vanglakaristustega nõuda reaalseid vanglakaristusi. Eestis viibib vabaduses umbes 400 inimest, 400 meest, kes regulaarselt saavad väljakutseid koduvägivalla peale. 400 inimest umbes, kes iga nädalavahetus või vähemalt kord kuus peksavad kodus oma naisi ja oma lapsi. Ja neid ei panda vangi. See on see Tapja Tarmo, eks ole, kes meil seal Tartus Elvas ajas autoga sõitis surnuks täiesti kõrvalise süütu inimese. Ta oli viimase aasta jooksul 3 korda oma naist peksnud ja 1 korra ka pussitanud. Aga ta viibis vabaduses, sest Eesti karistuspoliitika, Liisa Pakosta justiitsministeeriumi poolt paika pandud karistuspoliitika, prokuratuur ja vanglad ei pane neid kinni, ei hoia neid vabadusest eemal, ei karista neid. Need on ühed ja samad inimesed, kes meil Eestis naisi peksavad. See ei ole niimoodi, et kogu Eesti meessugu on kollektiivne naisepeksja, kollektiivne lastepeksja. Need on ühed ja samad inimesed, väike hulk inimesi, mõned sajad inimesed Eestis. Ja neid ei panda kinni. Ja siis me saamegi selle statistika, et meil oli 6000 väljakutset jõulude ajal. Aga miks te kinni ei pane neid inimesi? Ühtesid ja samasid inimesi kutsutakse ühte samasse kodusse kutsutakse välja 1 nädalavahetusel 3 korda. Ära ei viida. Kinni ei panda. Vangi ei panda. Et see on ju teie tegemata töö või teie poliitika tulemus, et meil on naistevastane vägivald. Politseile, Mart Helme oli siseminister ja andis korralduse, tegi määrusega, pani politseile kohustuse. Et varem oli niimoodi, et kui oli koduvägivalla väljakutse, siis politsei läks kohale, lahutas osapooled ära ja pakkus naisele küüti naise varjupaika. Ja siis Mardi ajal pandi uus kord kehtima, peksja viiakse ära platele. Mitte naine ei viida ära kodust, keda pekstakse, vaid peksja mees viidi ära platele. Kusjuures platele on niimoodi, et seaduse järgi võib hoida teda seal 24 tundi ja kui prefekt annab loa, siis võib seda platel viibimist pikendada. Kusjuures pikendamise lõpptähtaega ei ole. Võid pikendada veel 24 tundi, võid pikendada nädal aega, kui tahad. Ehk siis teisisõnu, see on siis nii-öelda prefekti otsus, kas ta hoiab teda kauem kinni või magas välja või sai narkoimast vabaks, eks ole, vesteldi temaga ka, tehti hoiatus, eks ole, et kui veel juhtub, siis saad korraliku karist. See on selline kohapealne otsus, mismoodi seda teha, aga esimese ööpäeva viid minema ja lased ka sellel naisel võib-olla leida need lahendused, et ma ei tea, minna ära oma, ma ei tea, vanemate juurde või õdede vendade juurde, viia oma lapsed kuskile, et selle aja jooksul siis, et see tehti Mardi ajal. Täna Taro ajal seda ei tehta. Eesti 200 Taro seda ei tee. Et
mida te meile räägite siin, pisarad kisute, kuidas oi kui kole seis meil on, te ise olete selle koleda seisu tekitanud. Selle konventsiooni mõte ei ole kaitsta naisi, vaid selle konventsiooni mõte on rahastada transideoloogia, homoideoloogia MTÜ-sid ja viia see transideoloogia, homoideoloogia lasteaedadesse, koolidesse, ülikoolidesse, omavalitsustesse, nii nagu meil see LGBTQ, ma ei tea, mis iganes riiklik tegevuskava ette näeb. Ja, no see on klassika, et ega siis selline konventsioon ei lisa mitte midagi nii-öelda naistevastase vägivalla vastasesse võitlusesse, vaid naiste vastu suunatud vägivalla vastu olevasse võitlusesse, vaid see lisab kogu sellesse ideoloogilisse võitlus nii-öelda rühma energiat, eks ju, et see, et nagu sa mainisid siin kogu see homoideoloogia ja sooideoloogia viia ühiskonda, et naisi kaitsevad juba riigiseadused, eks ju, et nüüd on need seadused ei rakendata. Ja ka seaduse ei rakendata, okei. Et naisi kaitsevad konkreetsed poliitikad siseministeeriumis, kaitsepead ka seadused ikkagi, riiklikud seadused, kas neid rakendatakse, sõltub siis nüüd konkreetsest nii-öelda politsei tegevusest ja ka siseministeeriumi enda otsustest, aga seal ei anna need konventsioonid mitte midagi, absoluutselt mitte midagi. Küll aga rakendatakse selliseid konventsioone suure innuga, näiteks nagu Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi homoseksualismi ja sooideoloogia levitamise 5 aastaku plaanis, kus on nagu välja toodud nagu erinevate ministeeriumite raames ja lõikes see, mida siis nüüd 5 aastaga peab saavutama. Ja ma olen teinud nagu pika kommentaari sellest, et kuidas ja mida nüüd üritatakse siis saavutada põhimõtteliselt haridusministeeriumist kuni välisministeeriumini. Tuleks ja kohaliku omavalitsused loomulikult, kõik peavad omaks võtma selle ideoloogia, hakatakse koolitama ka tervishoiuspetsialiste, hakatakse haridusministeeriumis vaatama, kuidas kooli õppeprogrammidesse lisada homopropagandat, soopropagandat, nii edasi, et see on kõik nagu kogu selles dokumendis sees ja on antud tähtajad, et millal haridusministeerium ja millal ka välisministeerium peavad oma asja, siseministeerium, kõik, millal nad peavad oma asjadega valmis saama. Need tähtad olid päris lähedal. Seal oli juba mõningate asjade juures oli 2026, näiteks haridusministeerium pidi valmis saama mingisuguse plaaniga, kuidas näiteks pehmetes nii-öelda sotsiaalsetes ainetes nagu ajalugu ja ühiskonnaõpetus, kuidas nendes edendada nii-öelda soo- ja homoideoloogiat nii edasi, et et see oli kõik reaalne plaan niimoodi. Ja need konventsioonid on muidugi sellise asja aluseks. Nii. Et kui te nüüd ütleme niimoodi, et kui palju sa nüüd pead ütlema seda, et või kui loll sa pead nüüd olema, et sa ei saa näiteks aru artikkel 12 üldised kohustused esimesest punktist, milles see konventsioon ütleb seda. Konventsiooni osalised võtavad vajalikke meetmeid muudatuste propageerimiseks naiste ja meeste sotsiaalselt ja kultuuriliselt määratud käitumisviisides, et nota bene juurida välja eelarvamused, kombed, traditsioonid ja tavad, mis tuginevad naiste alavääristamisele ning naiste ja meeste stereotüüpsetele rollidele. Nii. Juurida välja stereotüüpsed rollid ja tavad, traditsioonid, kombed, niinimetatud eelarvamused. See ongi kultuurikatkestus. See on kultuurikatkestus. Riik on võtnud kohustuse hakata põhimõtteliselt tegelema sellise ajupesuga oma enda kodanike kallal. Sõna otseselt ütleb välja propageerida. Propageerida ja juurida välja. Nii, juurida välja need samad tavad näiteks, et ma ei tea, mees annab stereotüüpne roll, eks ju, mees teeb naisele ukse lahti, härrasmehelik käitumine, niimoodi, mees pakub istet, kui vaja on bussis või rongis või kuskil mujal niimoodi, kingib lilli, kaitseb naist, eks ju, need on ju kõik stereotüüpsed rollid. Nii, need on traditsioonilised tavad, mis tegelikult selle dokumendi järgi näiteks tuginevad naiste alavääristamisele. Ja kui me vaatame nüüd seda, et kuidas feminism on edenenud Põhjamaades ja tegelikult kuidas ta on meie kultuuris samamoodi sellise härrasmeheliku käitumise täiesti ära tapnud, nii, siis seal tuleb see väga selgelt välja, et ega siis Soomes kuskil keegi enam ei tee naisele, võrdväärne olend, ei tee naisele enam ust lahti või paku istet kuskilt vastupidi. Sellest võib saada mõned sotsialistlikult selliselt tädikeselt, pardinäoga tädikeselt sõimata Soomes, sellepärast et see ei ole nali, sa oled teda alavääristanud, et see on ränk
radikaalne feministlik ideoloogia, mis siin sees on, mida riigid kohustavad edendama, eks ju. Aga ma tegelikult paneksin mängima ühe asja, mida siis Varro ka jagas siin ja see on eesmärk on edendada naiste kaitset vägivalla eest ja selles vaates ma ütlen, et teie ausus teeb teile au, et teie olete teistsugusel siis seisukohal, et ei tuleks edendada naiste kaitset vägivalla eest. Esiteks alustame sellest, te ütlesite, et minu ausus teeb mulle au. No ma pean vastama, et teie ebaausus ei tee teile au. Selles mõttes, et kui te ütlete, justkui minu positsioon seisneks selles, et ma ei pea vajalikuks seista naiste vastase vägivalla vastu, siis te tõestate ennast lihtsalt fundamentaalselt ebaausa inimesena. Siin pole mitte midagi rääkida. Häbi teil. Häbi. Te olete istunud kogu selle aja siin. Te ei saa pugeda selle taha, et te ei tea, mida ma rääkisin eelnevalt. Te kuulsite, et ma rääkisin. Ja ma rääkisin ka sellest, et ma arvan, et siin saalis pole mitte ühtegi inimest, kes ei peaks oluliseks seista selle eest, et naistel oleks tagatud kaitsevägivalla eest. Ma selgitasin pikalt ja põhjalikult, milliseid seadusandlikke muudatusi, tuues ka näiteid, me peaksime algatama, et tagada naistele päriselt kaitse vägivalla eest. Ja siis te tulete siia ja ütlete mulle, et mulle teeb au, minu ausus seonduvalt sellega, et ma ei pea oluliseks kaitsta naisi vägivalla eest. Kuulge, tõstke taset, päriselt. Ma saan aru, et see võib olla selline vahva, selline retooriline ilkumine, aga tegelikult peaks taset tõsta. Et see on siis Eesti Vabariigi tase niimoodi, et sellised poliitikud nagu Vaga ja teised tulevad ja räägivad põhimõtteliselt ilma igasuguse jututa seda, et pikalt, laialt, eks ju. Ma vaatasin ka natukene, et räägitud selles, et millised, et esiteks keegi siin saalis ei poolda naiste vastu vägivalda ja selle kasutamist, eks ju. Keegi ei räägi seda, et naisi võiks peksta, konservatiivid, kõik ühiselt on selle vastu, eks ju, et nõrgemale soole võiks vägivalla kaudu vägivalla kaudu teha. Ja siis on meil mingi Vaga, kes tuleb ja ütleb lihtsalt julmalt välja selle ideoloogilise stambi. Nii. Ja ilma igasuguste nagu reaalsed suhetega reaalsusesse. Aga sellepärast see diskussioon oligi nii hea, et see paljastas nende valelikkuse ja nende kahepalgelisuse, sest et korduvalt juhtisime me tähelepanu nii oma küsimustega, Varro oma vastustega, et me oleme teinud ettepanekuid. Näiteks viimane kord, kui tõsteti naiste varjupaikade rahastust Eestis arvestataval hulgal, oli siis, kui me valitsus olime. Meie valitsuse ajal, ma olin rahandusminister, eks ole, suurendati naiste varjupaikade rahastust. Järgnevatel 7 aastal ei ole naiste varjupaikade rahastust tõstetud. Kui sotsid on olnud valitsuses, kui refikad on olnud valitsuses, kui keskkond on olnud valitsuses, ei ole tõstetud. Me oleme teinud mitu korda ja viimastel aastatel ettepanekuid siis riigieelarvesse suurendada naiste varjupaikade rahastust. Naeruväärne summa, see on 1 miljon aastas, on praegu saab. Vanasti oli 700 000, me tõstsime peaaegu 1 miljonile. Nii. Ja nad ei ole nõus. Nad ei ole nõus. See hasartmängu maks viib ära 27 miljonit või 4 miljonit, 5 miljonit. Nad ei ole nõus miljonit panema juurde naiste varjupaikadele, et nad on kärpinud psühholoogilist nõustamist vägivalla all kannatanud. Nemad, Reformierakonna sotsiaalminister Signe Riisalo kärpis seda. Nad on kärpinud tugiteenuseid. Nad on vähendanud rahastust. Mitte midagi nad naiste jaoks ei tee. Nad ei kaitse naisi nendes vanade kodudes, kus toimub vägistamisi ja peksmisi ja näljutamisi ja kõike seda. Nad ei kaitse seal naisi. Nad ei kaitse naisi politsei suunistega. Nad ei kaitse naisi. Ja mis on kõige olulisem? Kristo Enn Vaga muidugi on selles mõttes juhm broiler, kes ei ole kunagi oma elus päris tööd teinud, eks ju. Ja ma arvan, et ongi nii loll, et ta ei saa aru, millega ta tegeleb. Aga ma küsin nendelt, kui Jürgen Ligi käis solvamas naisi Riigikogus ja mõnitas naisi Riigikogus, siis refikad ei hääletanud tema tagandamise poolt ministriametist. Sotsid ei hääletanud tema tagandamise poolt ministriametist. Ei hääletanud Eesti 200 naisi solvava, naisi alandava ja nende väärikust vähendava ministri ametist tagasi kutsumise poolt. Ei, nad istusid vait ja lasid Jürgen Ligile edasi märatseda. Mitte keegi Eestis, mitte ükski liberaal ei võtnud Eestis sõna, kui olümpiamängudel ronis boksiringi Alžeeria mees, bioloogiline Alžeeria mees, kes kuulutas ennast naiseks ja lõi esimese 30 sekundi jooksul Itaalia naisboksijal ninaluu puruks.
mina olin see, konservatiiv oli see, kes ütles, et see on naistevastane vägivald, et see on naisi alandav, et see kogu see ideoloogia, mis paneb naise ja mees boksi ühte ringi ja ütleb, et see on suur võrdõiguslikkus ja naiste õiguste edendamine, et see on farss, et see on naistevastase vägivalla tegelik õhutamine. Teie liberaalid olete seda vägivalda siin mahitanud. Et nüüd suu kinni, Vaga, suu kinni Tanel Kiik. Siis kui oli vaja naisi kaitsta, siis te olite kõik mökk, ajasite lolli juttu suust välja ja nupule ei vajutanud. Suu kinni, te ei tea mitte midagi naiste kaitsmisest. Absoluutselt, no räägime sellest, et kuidas tõepoolest kogu spordimaailm on olnud, et meil saab mingisugune niinimetatud transsooline mees rahulikult naisi peksta MMA või mingisuguses muus spordivaldkonnas. Ujumises, jooksmises. Jaa, aga lihtsalt, aga reaalselt ka boksis, reaalselt võitluskunstides niimoodi, et tuled sinna ja peksad naise läbi. Nii, ja irvitad selle üle. Ja kõik kiidavad, et oigu tubli sa oled, et sa oled välja tulnud sellisena, kes sa oled ja räägitakse sellest, kuidas sa tegelikult oled ikkagi naine, noh ja reaalselt oled YX kromosomiga mees, kellel on jõudu kõvasti rohkem kui ükskõik millisel ka treenitud naisel. Nii, aga siis tuleme näiteks selle peale, meenutame neid liberaalide kõikvõimalikke kangelastegusid siin viimastel aegadel, et siin ju oli ka president Kaljulaida, kes meile andis mõned aastad tagasi, 5 aastat tagasi oleme täpsed, andis siis Mikk Pärnitsale edasi vägivalla ennetaja autasu, kes on selline üldine roppautor, eks ju, on nimetanud Eestit apartheidi riigiks ja siis võttis vastu oma vägivalla ennetaja auhinna sellises kaunis kleidis. No ega tänapäevane president andis ka ju feministeeriumile auhinna. Jaa, see andis, aga see kaasus on selles mõttes veel huvitav, et muuseas Pärnits oli tüüp, kes kirjutas Malle Pärnast sellise rõve nagu artikli, rõve novelli, mida mina ei ole suutnud lõpuni lugeda, tähendab, ma vaatsin seda nagu esimesed laused ja natukene sirvisin ja viskasin selle minema, ma oma enda nii-öelda umvelti, oma sisemaailma ei mürgita sellise saastaga, ei lase nagu sinna mingisugust mürki sisse, et põhimõtteliselt nagu ränk selline Malle Pärna vastane, niisugune vägivaldne mõnitamine põhimõtteliselt, eks ju. Sellise mõnitamise autor sai siis kaunilt niimoodi mõnusalt muheledes siin vägivalla ennetaja auhinna. Et see on see kaasus, mis meil siit vaatab välja, et neid rääkimata muidugi sellest, et No99 juht peksis väidetavalt rasedat naist kõhtu jalaga, nii, ja ei tulnud mitte midagi välja, ei olnud mitte midagi, vaadati üle kunstiinimesed oma vahel ikka, vahepeal lähevad üle piiride, katsetavad piire, lase loom välja, nii nagu kõlab uus selline teooria, eks ju, etenduskunstnikele, et ikka vahepeal juhtub, pole häda midagi. Et see on niivõrd kahepalgeline maailm, mis puudutab nagu naistevastase vägivalla vastast võitlust siin, et sellele pole nagu sõnu enam. Aga sellepärast nad nii vihased ongi, et nad on ju paljastunud. Terve mõistusega inimesed ja ma nõustun, et terve mõistusega inimesi on järjest vähem maailmas ja Eestis ka, sest et see lakkamatu ajupesu, see delfilik psühhooperatsioonide tegemine, AK-s lakkamatu inimeste ajude mürgitamine, seesama need isadepäeva siis surrogaat isad, nii edasi, see ju teeb oma tööd ja noori kasvatatakse peale ja neilt ongi juba välja juuritud terve hulk tervemõistuslikke seisukohti, et poisid on poisid ja tüdrukud on tüdrukud ja see, et poisid on poisid ei tähenda, et nad ei või mängida kodu või nukkudega või et tüdrukud on tüdrukud ei tähenda seda, et neil ei või olla Toomase rongi komplekti, eks ole, või et nad ei mängi legodega, see on kõik demagoogia, see on kõik eksitav ja segadust tekitav demagoogia, soorollid on midagi muud, eks ole. Aga järjest ju juuritakse välja ja meil on ju tohutu hulk inimesi, kellel on selline instinktiivne soov olla võimudele meele järgi.
ja võimud saadavad välja ikkagi hästi selget, hästi valjut, hästi nõudlikku, hästi ähvardavat signaali, et nüüd on nii. Sugusid ei ole, kui üks härg tunneb, et tema on naine, siis teda tuleb nimetada naiseks ja ta tuleb lasta naiste riietusruumi, eriti odioosne tüüp, Eesti lennunduse pankrotimeister Toomas Uibo ka võttis sellise ilkuva, üleoleva tooniga küsimuse, et te siin räägite, et mingisugune soorollide väljajuurimine, kas te oskate üldse tuua mõni näide maailmast, Euroopast, kus siis ikkagi edendatakse seda äärmuslikku transideoloogiat, et tooge mõni näide. Kulla Toomas Uibo, sa oled ise mitme eelnõu poolt hääletanud. Jürgen Lõgi tõi meile eelnõu Riigikogusse, mis kohustab ettevõtjatel juhatustesse panema vähemalt 40% alaesindatud sooesindajaid. Ei ole naisi, ei edendata naiste õigust, vaid alaesindatud sugu. See tähendab nüüd niimoodi, et eks ole mõni mees, kes muidu ei saaks suure ettevõtte nõukogusse või suure ettevõtte juhatusse, teatab, et mina olen nüüd naine, tema on nüüd transooline, tema on alaesindatud sugu, tema peab sinna nõukogusse saama või sinna juhatusse saama. Uibo hääletas selle poolt. See ei ole naiste õiguste edendamine. Vastupidi, see tegelikult, kui me võtame sammu tagasi, eelmise faasi feminismi tulemuste vähendamine on see. Ja ma ei poolda ka seda eelmise faasi feminismi, et meil peab olema naisi 40%. Ma arvan, et meil peab olema nii-öelda oskuspõhine või tasemepõhine inimeste edutamine ja kui naine on tubli ja töökas ja edukas, siis teda edutataksegi. Mitte sellepärast, et ta on naine, vaid sellepärast, et ta on tubli ja töökas. Nüüd teine eelnõu, mille poolt Uibo hääletas ja mis on Eesti seadustesse pandud, on siis Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni mingi lisaprotokoll, kus siis samamoodi kohustatakse tööandjaid võimaldama siis eri sooidentiteediga inimestele töötingimusi. Mis tähendab nüüd seda, eks ole, et tööandja, näiteks Eesti Post, või mõni kool või ministeerium, aga ka palun väga sihtasutus perekonna ja traditsiooni kaitseks, kui sul siin on inimene, kes tunneb, et ta täna on kass, sooidentiteedi poolt kass, siis sina pead talle võimaldama sellise siis kraapimispuu ja ikkagi liivakasti. See on selle konventsiooni tegelik sisu ja kohtud juba nõuavad, et tööandjad seda täidaks ja see on Eestis kehtiv eelnõu või Eestis kehtiv seadusandlus, mille poolt Uibo hääletas. Kuradi idioot, sa oled ise seda hääletanud läbi võib-olla sa ei loe neid eelnõusid, nii nagu sa ei lugenud läbi hasartmängumaksu seaduse eelnõud Uibokene, aga see on ka Eestis kehtiv. See on Saksamaal kehtiv, see on Prantsusmaal kehtiv, see on Hispaanias kehtiv, see on Belgias kehtiv, see on Inglismaal kehtiv, see on Rootsis, Norras, Taanis kehtiv. Mida sa lolli mängid? Tooge meile siis näiteid, kus siis selline jaburus toimib. Sina ise panid Eestis toimima selle tolgus. Ei, muidugi see on selge, et loomulikult siin tasub nagu tuua veel edasi argumendid või mõtted, mis nagu igasuguse diskussiooni Eestis kohe ära lõpetavad. Sa ütlesid, et sa oled nagu sellise eelmise feminismi vastu. Mina olen tegelikult veel üldse üleelmise ja igasuguse feminismi vastu. Et tegelikult tuleks ühiskonnas edendada just nimelt sellist kultuuri, kus naine on eelkõige hinnatud seal, kus ta on naisena kõige hädavajalikum ühiskonnale, ehk siis emana ja koduse emana. Ja me ei peaks üldse nagu mõtlema seda, et justkui nagu premeerima või ka plaksutama sellele, et meil on mingisuguseid nagu jube häid ärinaisi. Et selge, et võib-olla mõne inimese kutsumus on näiteks ka oma enda perekonna hinnaga teha mingisuguseid asju, et siis on tema kutsumus, siis see on ka see, et siis ei ole vaja ka perekonda tegelikult. Nii, et minna ja olla, ma ei tea, mingisuguse firma tegevjuht. Okei, selge. Siis on see enam-vähem nagu nunna kutsumus, et inimene pühendub firma edendamisele. Aga seal juures nagu teha nägu, et see on nüüd naise üks peamisi kohustusi ja me peame nagu ühiskonnana jubedalt nagu plaksutama sellele, et ta on firmajuht. Ma mõtlen täitsa ausalt ära, et ma olen igasuguse sellise kultuuri vastu, me peame hakkama normaliseerima seda kultuuri, et naine on kõige rohkem hinnatud emana
kodus, nii, ja mitte näiteks poliitilise partei juhina, mitte näiteks, ma ei tea, Euroopa kõrge välisasjade komissarina või mingi muuga. Näha on, et hakkama ei saa, noh, et selge. Või näiteks sellega, et me peame hakkama seda asja nagu rahulikult normaliseerima ja teine asi, mille peale nagu kõik kohe diskussioon maha läheb, on see, et kui me räägime naistevastasest vägivallast, siis kõige suurem naistevastase vägivalla akt, ma ütlen, et loomulikult seda ei peaks üldse diferentseerima loomulikult. Et see ei ole see asi, kus seda peaks diferentseerima, aga kui me võtame nagu 50 ja 50, nii, siis kõige suurem naistevastase vägivalla akt on Eestis kuskil 1500 iga aasta ema-üsas tapetud tüdrukut. Nii. Rohkem veel. Nii. Kuskil üle 3000, alla 4000 niimoodi on viimased abordistatistikad siin olnud, eks ju. Loomulikult iga laps on oluline seal. Poiss, tüdruk, ükskõik, nii, kõiki. Aga kui me räägime nagu lihtsalt, võtame selle kitsa kategooria naistevastasest vägivallast, siis need 1700, 1800 väikest pisikest süüta tüdrukut, kes ema-üsas tükkideks rebitakse. Need on kõige suurem ja tõsisem akt tegelikult naistevastasest vägivallast. Ma tulen selle feminismi juurde korra tagasi, et feministid on tänasel päeval selle transideoloogia ütleme siis naisõiguslased, üks suurimad oponente. Et kui sa võtad näiteks Rowlingu, eks ole, Harry Potteri autor Rowling, kes on kuulutanud ennast feministiks, ta ei ole kindlasti mingisugune konservatiiv parempoolne nagu meie siin, eks ju. Aga tema on ennast kuulutanud feministiks, ta on absoluutselt kategooriliselt selle transideoloogia vastane ja ta toob meile näidete järel, kuidas meesvägistaja, meesvägistaja, kes on naisi vägistanud, saadakse kätte, pannakse vangi, ta kuulutab ennast vanglas, et ma nüüd tunnen ennast naisena. Inglismaa seadused nõuavad, et kui sa ennast kuulutad naiseks, siis tuleb sind naisvanglasse panna, ta pannaksegi naisvanglasse ja ta hakkab seal naisvanglas teisi naisvange, siis mitte teisi naisvange, vaid naisvange vägistama, eks ole. Ja kes siis kannatab? Naised kannatavad selle pöörase haige ideoloogia tõttu. Naised kannatavad. Ja nüüd, mis puudutab selle feminismi, eks ole, ma olen seda meelt, et naistel hääleõigus võrdselt meestega oli feminismi esimene suur saavutus ja sinna paika oleks veel selle asjaga jääda, sest feminism oma olemuselt on ka naisi õnnetuks tegev ideoloogia. Ta on tegelikult kõige naistevaenulikum ideoloogia, mida võib välja mõelda, sest et ta paneb naisi mehi vihkama. Ta paneb naisi ennast meestega võrdlema võrdsena. Aga mehed ja naised ei ole samasugused. See põhiideoloogiline baasväide, et mehed ja naised on võrdsed, on ju vale. Nii kogu vasakpoolne ideoloogia on ju vale, aga mehed ja naised ei ole võrdsed, nad on erinevad. Neil on erinevad tugevused, neil on erinevad nõrkused, neil on erinevad motivaatorid, neil on erinev emotsionaalsus. Nad ongi erinevad ja... Nad ei ole võrdsed, aga nad on teineteist täiendavad. Just täpselt. Aga feministlik ideoloogia vastandab neid. Feministlik ideoloogia vastandab mehi ja naisi ja selle tõttu teeb õnnetuks nii mehed kui naised. Aga ta ei tohiks vastandada, mehed ja naised, nii nagu sa ütled, on komplimenteerivad üksteist, katavad üksteise puudujääke ja aitavad üksteist nendes puudujääkides ja see on see nii-öelda loomulik olukord. Ja nüüd, kui sa naisele räägid lapsest saadik, et tähtsam on karjäär, mehed on mõttetud, mehed on segavad sind või mehed ahistavad sind, et mine, siis sa võtad tegelikult, sa söödad naistele ette, sa paned naistele lati, mis väga paljudele naistele tegelikult ei sobi. Ma pooldan seda, et naised saavad ise otsustada. Naised saavad ka karjääri teha. Minu ema on teinud eluaeg karjääri. See ei ole takistanud tal olla hea ema, hea vanaema. Tal on doktorikraad ja kõik, mis veel, mul õdedel on doktorikraad, nad mõlemad on emad. Eks ole, et aga mida see tähendab tegelikult, kui sa naisele nii-öelda paned ka selle kohustuse? See tähendab seda, et sa teed talle topeltkoormuse. Mehel on karjäär ja perekonna eest hoolitseb kodus naine, mehel on koormus väiksem. Mis siis, et mehed ka peavad loomulikult teevadki kodus terve hulga asju, mis ongi meeste peal, eks ole.
ma ei hakka siin banaalseid näiteid sellest, kuidas sa lambipirni vahetad või mida iganes teed, aga põhimõtteliselt mingi tööjaotus on, eks ole, ja see tööjaotus no räägimata isaks olemisest loomulikult kõige olulisem töö aga need on paindlikud asjad, tänasel päeval ongi paindlik, kes viib prügi välja, kes teeb süüa, see ei ole nii paika määratud, et üks teeb ühte, teine teeb teist, eks ole. Aga põhimõtteliselt sa paned naisele ju palju suurema koormuse peale, kui sa talt nõuad nii karjääri, haridust kui ka pere. Ja siis mida nad ohverdavad? Pere. Aga pere on kõige tähtsam. Kui sa oma elu viimaseid hingetõmbeid teed ja tagasi vaatad, mis su elus siis midagi, mis siis maha jääb sust, mis su elus rõõmu valmistab, mis su elus tähtis on, siis ei ole karjäär, ei ole doktorikraad, on pere. Ja see vale, mida feministid peksavad naistele, noortele tüdrukutele sisse lapsest saadik, selle vale see jõuab kohale, kui sa oled 30, 40, 50 ja saad aru, et sul on valikud elus ära kadunud, ära kukkunud. Aeg on jõudnud sinnamaani, et sa ei saa tagasi minna ja neid valikuid uuesti teha. Ja sind on määratud üksindusse. Ja sa oled kibestunud, õel, kuri, mehi vihkav mutt, kelle elu on ära rikutud feministliku vale poolt. Võib-olla on seal veel nooruspõrves abordid ka. Sind on suunatud feministliku vale poolt hirmsasse, kurba, üksildasse, mõrusse elusse. Feminism on naistevastane vägivald oma ideoloogilisest baasjuttudest. Ja feminism tuleb, siin eelmises kommentaaris ütlesin ka, et feminismi tuleb hakata ühiskonnas välja juurima. See on naistevastane vägivald, see on meestevastane vägivald, see on tegelikult pikk jutt ja tegelikult me oleme sisenenud siin saate lõpus nüüd, kohe lõpus, sest kohe me lõpetame ka. Oleme sisenenud nagu fenomeni, mis tegelikult vääriks pikka analüüsi ja see on muuseas see, et kui me räägime siin eelkõige sellest, kuidas revolutsiooni eelmised astmed astuvad uute revolutsiooni uuenduste vastu. See on fenomen, mida võiks nimetada revolutsioon sööb oma lapsi ja see on revolutsiooni protsessi sisse kodeeritud. Et me tegelikult näeme seda, kuidas LGB seltskond on tänaseks päevaks väga paljuski vastanduv sellele transideoloogiale. Sellepärast, et klassikaline homoseksuaal on homoseksuaal sellepärast, et talle meeldivad mehed. Ja klassikaline nii-öelda lesbi on naishomoseksuaal on sellepärast, talle meeldivad naised. Ja selles mõttes ongi nagu, need on inimesed, kes tegelikult ikkagi isegi oma selles täiesti väärastunud revolutsioonilises maailmas on jaatanud ühte baasprintsiipi, ehk siis jaatanud soolist kuuluvust. Aga nüüd, kui me peksame segi soolise kuuluvuse ja ütleme, et seda enam ei ole, et naised võivad olla mehed ja mehed naised, siis tegelikult just nimelt need eelmise revolutsiooni võitjad astuvad nüüd revolutsiooni uute sammude vastu ja mida siis saame näha? Saame näha seda, mis on juhtunud Rowlinguga, saame näha seda, mis on juhtunud erinevate Soome lesbiaktivistidega, kus sellised tädistunud 50-aastased revolutsiooni onud tulevad rääkima noortele omasooiharatele naistele, et te olete tagurlased. Sellepärast, et te olete transfoobid ja tagurlased, te ei taha oma enda sinna tüdrukute ruumi duši alla, te ei taha seda karvast meest, kes ütleb, et tegelikult mina tunnen ennast naisena. Nii, te ei taha seda. Ja siin on nagu terve rida asju, mida rääkida. Hope ja loomulikult, hope not hate. Nii, oi kui hea, oi kui tore oli seda vaadata Soome diskussioon, kui vastu võeti sugupooli lagi, ehk siis sugupoole seadus, mis on põhimõtteliselt tahte baasil. Oluline on märkida ära seda, et Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi homoseksualismi edendamise 5 aastaku plaan sedastab ka seda, et me peame hakkama diskuteerima tahtepõhise sugupoole määratluse edendamisest Eestis, ehk tahtepõhine, täiesti samas riietuses, samas vormis võin minna Eesti perekonnas või ma ei tea, mis amet see on, mis mind fikseerib kuskil mingisugusesse ametisse ja ütelda, et tunnen ennast naisena.
nii, ja ongi kõik nii, või mina ei tee seda, aga teised võivad teha. Suurte firmade juhatuse ja nõukogu asja, et seal on istuvad ikka jätkuvalt 7 meest, kellel on kogu varustus püksis, aga pooled kuulutavad ennast naiseks ja probleem lahendatud ja ükski naine ei saa sinna nõukogusse enam kunagi ja sellepärast eelmise põlvkonna feministid, aeglaselt küll, aga on hakanud aru saama, praegu rullitakse meist üle. Ja eelmise põlvkonna feministid on olnud kogu selle viimase revolutsioonilise kaadri ühed kriitikud, aga nad saavad tunda seda sama, ja eelmise põlvkonna homod, eks ju, aga nad saavad tunda seda sama vitsa, mida nad nüüd on andnud teistele, selle sama revolutsioonilise liikumise veel radikaalsema tiiva poolt. Et te olete nüüd järgmised, kes pannakse seina äärde, nii nagu pandi Bukharin, nii nagu pandi Zinovjev, nii nagu pandi Trotski, kes leidis ennast kirka ühel hetkel ajus olevat Mehhikos, et teid pannakse samamoodi seina äärde nüüd, sellepärast, et te ei ole kaasa tulnud selle viimase asjaga. Ja see on väga huvitav kaasus ja muidugi väga huvitav on rääkida feminismist üldse ja me tuleb hakata rääkima sellest, kuidas feminism on üldse ühiskonnas nii mehi kui naisi, kui kogu perekonna institutsiooni petnud, kuidas feminism on võib-olla üks kõige radikaalsemaid nii-öelda ühiskonda hävitanud ideoloogiaid üldse olukorras, kus meil feministeerium saab aasta vabaühenduseks. Ma siin lõppu panen veel ühe lause, et Tanel Kiik oli väga agressiivselt jauras sel teemal ja siis kiunus seal, kuidas, aga mis selles kõiges halba on? Mis selles, et hea küll, et seal on neid soorolle tahetakse välja juurde, mis siis halba juhtub? Ja siis mõtlen, et Tanel, kas sa meie iibenumbreid oled vaadanud? Kas sa meie sündivusnumbreid oled vaadanud, Tanel, et kui sa ikka veel aru ei saa, mis selles halba on? Te suretate rahvast välja. Te olete suretanud rahvast oma homojuraga, oma feminismi juraga ja oma soorollide vastase võitlusega välja ja siin me oleme. Põhimõtteliselt kõik kukub kokku, koolid kukuvad kokku, meditsiinisüsteem kukub kokku, pensionisüsteem kukub kokku ja sa ikka veel küsid, aga mis see halba on? No mina ei tea, Tanel, kui sinu meelest ei ole see halb, et meditsiinisüsteem, haridussüsteem, pensionisüsteem kokku kukub, et siis pane edasi. Muuseas oluline on märkida seda ka ära, ma unustasingi ära selle diskussiooni jooksul siin, aga tulid huvitavad teemad peale, aga selle Istanbuli konventsiooni välja minemise eelnõu juures on oluline märkida ju seda, et mitmed opositsioonisaadikud hääletasid vastu sellele, et Isamaa välja tulla. Olgu märgitud mitmed Isamaa liikmed ja Keskerakonna liikmed, et kui me räägime ikkagi kultuurisõjast, siis me räägime sellest, et nii Isamaa kui ka Keskerakond on võtnud endale positsiooni, et nemad oma selliseid puhtaid käekesi ei hakka määrima kultuurisõjaga, nad astuvad sellest teatavas mõttes välja ja sealt ei ole tegelikult loota mingisugust paranemist selles osas. Et Keskerakond hiilis lihtsalt välja, ehkki siis Kovalenko kõrvalt on varem selgelt sõna võtnud selle Istanbuli konventsiooni kaitseks, aga hääletamisel ta ei osalenud, aga Isamaast Lukas ja Danilson Järg hääletasid lausa Istanbuli konventsiooni jätkamise poolt, ehk siis selle tühistamise vastu. Ja ülejäänud Isamaa hiilis välja ja Solman on ju Solman on pidevalt olnud selle poolt. Ja Reinsalu on ju selgelt sõna võtnud selle konventsiooni kaitseks. Ehk siis teisisõnu, nende konservatiivsus on selles mõttes pseudokonservatiivsus või see kõige valemat sorti konstrueeritud konservatiivsus, et laseme liberaalidel peksta puruks asjad, panna kehtima uue äärmusliku asja ja siis, kui konservatiivide asemel tuleb, siis meie hakkame konserveerima seda uut liberaalset äärmuslikku korda, et selle asemel, et nii-öelda taastada normaalsus, selle asemel me konserveerime ebanormaalsust. Vot seda konservatiivsust mina ei pea, see ei ole konservatiivsus. Ei, muidugi ei ole. See on ka tegelikult moraalne argus. Ja see on moraalne argus, see on väärkonservatiivsus, mis kogu Euroopa on viinud sinna mülkasse, kus ta praegu on. See on olukord, mis on viinud Briti tooride olukord, mis on viinud Inglismaa ühiskonna sinna, kus ta praegu on. Nii et see on see kõige võltsim kõikidest konservatiivsustest üldse. Kasutu, mõttetu. Kui ei ole ideed. Ta on mitte isegi kasutu, vaid ta on kahjulik. Seepärast, et ta saadab välja signaali, et me nagu ajame mingit õiget ja normaalset asja ja me siin seisame nagu mõistlike asjade eest, aga tegelikkuses
töötatakse käsikäes liberaalidega. No muidugi. Ja kui tegelikult ei ole valmidust pöörata tagasi seda kella ja kui tegelikult ei ole valmidust minna tagasi nende baasprintsiipide juurde, mis on olnud kehtinud enne seda revolutsioonilist vägivaldset propagandistlikku valelikku muudatust, siis ei ole olemas tegelikult konservatiivsust. Meie asi on juurida välja. Istanbuli konventsioon, kooseluseadus, abielurööd, see kõik on vaja juurida välja. Nii on täpselt, juurida välja kasutame Istanbuli konventsiooni enda sõnastust, nii ongi. Martin, ma tänan sind siia saatesse tulemast ja jõudu. Ikka hea meel tulla.